Hei, kas sa oled kunagi olnud olukorras, kus lahendad mingi probleemi ära, aga see lihtsalt tuleb kogu aeg tagasi? Just, selles osas annamegi sulle kätte ühe võimsa tööriistakasti, et leida üles probleemide tegelikud juured ja need lõplikult lahendada. Hakkame pihta! Tead, see on see tuttav tunne, eks ole. Sa teed midagi korda, aga paari nädala või kuu pärast on sama jama jälle majas, võib-olla natuke teises kuues. See on ikka päris masendav. Ja tead, mis selle põhjus tavaliselt on? See, et me tegeleme sümptomitega, mitte sellega, mis seda kõike tegelikult põhjustab. Ja täpselt siin ongi asja konks. On ikka tohutu vahe, kas sa paned lihtsalt plaastri peale loeli või kaevud natuke sügavamale, et leida üles ja lahendada see päris algpõhjus. Noh, mõtle korraks niimoodi. Kui sul pea valutab, siis valuvaigisti võtmine on sümptomi ravimine. See aitab, aga kui peavalu tuleb tegelikult stressist või magamatusest, siis see tablet ju tegeliku probleeme ei lahenda. Ja kohe-kohe annamegi sulle tööriistad, mis aitavad sul liikuda nendelt ajutistelt plaastritelt püsivatele lahendustele poole. Okei, alustame siis 2 meetodist, mis on superhead just selleks, et probleemist visuaalne pilt ette saada. Mõnikord ongi kõige parem viis keerulisest olukorrast alusaamiseks see lihtsalt paberile joonistada. Esimene tööriist on probleemipuu ja see on geniaalselt lihtne, ausalt. Kujuta ette ühte puud. Selle tüvi on sinu põhiprobleem. Juured seal all, need on kõik põhjused, mis selleni viisid. Ja oksad seal üleval on kõik need halvad tagajärged, mis sellest probleemist välja kasvavad. Ja selle tegemine on tegelikult imelihtne. Kõigepealt sõnasta probleem selgelt ja täpselt. Siis küsid endalt, miks see probleem üldse olemas on ja paned kõik vastused kirja juurtena. Ja lõpuks küsid, no ja mis siis sellest ning kaardistad kõik tagajärged okstena. Tulemuseks ongi kristallselge pilt, mis aitab sul keskenduda õigetele asjadele. Aga mis siis, kui põhjused on, lihtsalt tohutult palju? Siin tuleb appi Ishikawa ehk kalasaba diagramm. See aitab sul süstemaatiliselt läbi mõelda absoluutselt kõik tegurid, mis mängus võiksid olla. Kujuta ette kalaskeleti, okei. Selle kala pea ongi sinu probleem. Ja siis selgroost tulevad välja suured luud. Need on kategooriad, näiteks inimesed, protsessid, tehnoloogia, keskkond, mis iganes sinu olukorras oluline on. Ja siis iga selle suure luu külge hakkad lisama väiksemaid luid, mis on juba konkreetsed põhjused. See meetod lihtsalt tagab, et sa ei unusta midagi olulist ära. Okei, pildi saime selgeks, aga see on alles algus. Tõeliste vastuste jaoks peame minema pinna alla. Järgmised 2 meetodit ongi täpselt selleks loodud. Ja siin tuleb mängu jäämäe meetod. Oled sellest kindlasti kuulnud, eks? Et me näeme ainult jäämäe tippu, aga 90% massist on tegelikult vee all peidus. Probleemidega on täpselt sama lugu. Seal vee peal on see sündmus, see, mis meid närvi ajab ja mida me näeme. Aga selle all, vee all, on mustrid, süsteemi enda struktuurid ja sügavad uskumused, mis seda kõike tegelikult põhjustavad. Kui me tegeleme ainult sellega, mis on vee peal, tuleb probleem alati tagasi. Võti on tegeleda sellega, mis on vee all. Nüüd, järgmine tööriist võib tunduda lausa lapsikult lihtne, aga ära lase end petta. See on uskumatult võimas. See on 5 miksi meetod. Idee ongi lihtsalt küsida, miks, nii kaua, kuni jõuad probleemi päris tuumani. Niisiis, alustame. Võta oma probleem ja esita see kõige esimene, kõige lihtsam küsimus. Miks see juhtus? Esimene vastus on tavaliselt üsna ilmselgeks. See ongi see sümptomi tasand. Aga me ei peatu siin. Okei, vastus käres. Nüüd võtame selle vastuse ja küsime uuesti. Aga miks siis see juhtus? Ja just see ongi asja võlu. Me ei lepi esimese kõige mugavama selgitusega. 3. miks viib meid juba päris huvitavasse kohta. Siin hakkavad need pinnapealsed vabandused ja lihtsad selgitused ära kaduma. Me hakkame nägema seoseid, mida me varem ei märkanud. 4. miks on tihtipeale see, kus toimub tõeline läbimurre. See sunnib meid mööda vaatama lihtsatest süüdlastest ja vaatama hoopis protsessi või süsteemi ennast. Ja siis tavaliselt just see 5. miks toob selle esile. See on see tõeline juurpõhjus. See ahahaa hetk, kus sa saad aru, mis tegelikult valesti on. Ja just selle parandamine takistab kogu probleemide ahela kordumist. See ongi eesmärk. Okei, juurmpõhjus on leidud, aga enne kui lahendama tormame, on vaja astuda samm tagasi ja vaadata suurt pilti, sest probleemid ei eksisteeri ju vaakumis. Ja selleks on meil SWOT-analüüs. Vana hea klassika, aga põhjusega see lihtsalt töötab. See aitab meil saada täieliku ülevaade analüüsides nii sisemisi kui ka välised tegureid. Me vaatame 4 asja.
tugevused ja nõrkused, need on asjad meie sees, mida me saame ise kontrollida. Ja siis võimalused ja ohud, need tulevad väljaspoolt, need on keskkonnategurid, millega peame arvestama. See terviklik pilt on absoluutselt ülioluline, et plaanida lahendus, mis ka päriselt töötab. nii, teeme väikse kokkuvõtte. Sul on nüüd olemas päris muljetav tööriistakast, millega igasugustele probleemidele vastu astuda. Mäletad, probleemipuu, et näha seoseid. Ishikawa diagramm, et midagi olulist kahe silma vahele ei jääks. Jäämeimiit, et leida üles need peidetud põhjused. 5 miksi meetod, et kaevada probleemi päris tuumani. Ja SWOT-analüüs, et näha suurt pilti ja mõista konteksti. ja see viibki meid viimase mõtteni. Need tööriistad on suurepärased, aga ainult siis, kui sa neid päriselt kasutad. Nii et minu küsimus sulle ongi, millise korduva ja tüütu probleemi sa oma elus või tööl esimesena ette võtad. Vali üks neist meetoditest ja lihtsalt proovi. Sa võid olla täiesti üllatunud, mida sa sealt sügavustes leiad.